Kas oled kunagi mõelnud, mis lapsed need on BFM-i peal, kes Marku Järve tasemel kaamerakunsti valdavad? Nüüd on noored filmitegijad jõudnud oma loominguga montaažruumi. Täna siis alustasid väiksed filmitegijad oma esimeste lühifilmide monteerimist. Suur samm edasi, et nüüd on 2 kolmapäeva on nad filminud siis oma esimesi lühifilme ja siis nüüd hakkasid täna siis monteerima. Millest teie film räägib? No on üks psühholoog, kes on psühhopaat ja siis on üks tüdruk, kellel on nagu üks trauma, ta vanemad tapeti ära. Siis ta läheb psühholoogi juurde, aga see psühholoog on kuidagi hästi kahtlane. Tere, Anne! Olete kindel, et te mu ravi ei soovi? Meie film räägib ühest tüdrukust, kes saab endale sõnumeid tundmatult numbrilt ja leiab vihjeid, siis ta läheb nende järgi. Ma lihtsalt blogin ta ära. Meie film räägib ühest tüübist, kes teleportub siis sellisesse kohta, kus robot annab talle asju, mida ta peab tegema. Ja siis ta proovib sellest põgeneda, et ta peaks sellised asju tegema. Natukene selline horror, aga nagu mitte liiga palju ka. Hallo, kus ma olen? Tegime nagu roheliselt taustad seda ja siis me monteerime selle nagu taha selle valge ruumi. Nende puhul ongi see, et kõike tuleb võtta lihtsalt hästi mänguliselt, et tegelikult kõik need grupi ülesanded, mis nad nagu tegema peavad, nad võtavad seda kui mängu ja just hästi siuke praktiline lähenemine nende puhul nagu toimib väga hästi. Aga mis oli siin koolis suurim väljakutse? Võib-olla on mingid probleemid võtetajal olid või teil kõik labas väga hästi? Kõigepealt see, et me tegime neid on ju eri päevadel ja siis olid need erinevad riided, aga see tuleb kokku üks film. Tema vahetas telefoni ära vahepeal, nüüd on vahepeal ka muutub telefon, siis need nagu muutused nende asjade jooksul. Vahepeal oli aku 1 tund 50 minutit, siis järgmine kord, kui me vaatasime, siis aku oli mingi 3 minutit veel filmida ja siis meil nagu selle akuga oli vahepeal probleeme. On tulnud vahepeal koostöös mingeid selliseid väikseid lahkarvamusi, et loo kirjutamisel või et kuidas midagi üles filmida. Võib-olla see, et pidi kõik klipid õigeks saaks tehtud saama, sest ükskord mina olin haige, siis teine kord ma unustasin rekvisiidid koju. See, et meie peategelane tegelikult nagu tal juhtus intsident, et ta läks lihtsalt jalg katski ja siis me pidime kõike uuesti filmima. Aga kas te tulevikus äkki tahate ka ennast filmimaailmaga kuidagi seoda? Jaa, ma arvan küll, kuna mu isa on ka fotograaf, nii et ta on ka kaameratega töötanud ja ma arvan, et see oleks lahe. Jaa, ma tahaks saada tulevikus režissööriks. Tundub väga huvitav. Mina võib olla kuskil produktsioonis rohkem. Kas õpilased õpetajad ka millegi õpetanud või? Kindlasti, ma arvan, kannatlikkust ehk kõige rohkem. Et tuleb kuidagi kogu aeg jääda rahulikuks ja hästi palju üle seletada kõiki asju. Väikesed filmitegijad tegid oma esimesed suured sammud filmimaailmas. Ja kes teab, äkki kohtusime siin mõni tulevasi tipprežissööriga, kes hakkab filmikaladel auhindu noppima.